Obviously, this area is a kind of a symbol of local gentrification to some extent, but the architects still chose not to do a kind of a monument in a way. Instead, they sort of built from what was there, the romantic atmosphere of this half-neglected depot building. Mis on selle maja puhul võib-olla huvitav, on see, et selle kohta ei olnud ju säilinud ühtegi joonist Eesti arhiivides, kuna see maja ehitajad ja materjalid kõik toodi Venemaalt rongiga otse siia maja kõrvale ja pärast viidi ära koos joonistega. Et kui nüüd mõelda, kuidas me selle nagu lähenema oleks pidanud või kuidas me lähenesime, siis tegelikult nagu väga ettevaatlikult, sest mingit infot ei olnud. Ruum on vertikaalse iseloomuga, nii et kõik need ajaloolised kihid, mis üksteise peal siis on tegelikult erineva funktsiooniga. Alumine osa, tsaariaegne ehitis on selline, võib nimetada sündmusruumiks. Teine korrus, kolmas korrus on siis maailmas väga tuntud fotogalerii, fotograafiska ruumid ja kõige kõrgemal on restoran, mis on ka kogu selle hoonega seotud, sellepärast et esimese korruse kohvik ja viimase korruse restoran peavad nagu omavahel koos toimima. One of the most kind of visible parts of the Fotografiska as you approach it from a distance is this exterior stair. And I think it's interesting if that's actually does become a part of the building in a sense that it's actually used as a route to the restaurant, where that's a very interesting idea. Meile tundus nagu oluline see, et me ei ehitaks sinna üles järjekordset sellist lounge'i moodi katuseterrassiga kohta, et ta pigem oleks sellele piirkonnale omane, kus tegelikult kõik söögikohad avanevad siia kesksele väljakule, kus on siis nagu elu, et siis selle restorani terrassiga pigem nagu osa sellest väljakust, mis on lihtsalt tõstetud siis 5 korrust ülespoole. Et sellepärast oli oluline see, et ta oleks kaetud selle sama materjaliga, mis on maja seinad, et see maja moodustab kokku sellise tervikliku kuubiku ja see sama fassaadi tellis siis katusel muutub selliseks väljaku sillutiseks. It's a kind of a bold choice in a way that they decided to actually demolish the brick part and build a new one, which is a different size. In a way, it kind of keeps the feeling of what was there, but it's not actually literally that. Selge oli see, et me ei saanud seda vana tellisfassaadi kasutada. Selle kandevõime ja seisukord ei olnud selleks nagu piisav. Me pidime tõesti tekitama uue fassaadi, aga selle fassaadi siis materjali valikul me siis üritasime leida võimalikult sarnase tooniga kivi. Ma ei arva, et see on nüüd kõige ilusamat värvi tellis, mis saab olla, aga meile tundus olulisem nagu just see, et pigem rõhutada seda ajaloolist tellise tooni ja valida võimalikult selline sama räige sinna asemele, kui seal oli. Siin on võib-olla kõige paremini näha selle maja selline keerukus ja põnevus, et me oleme trepikoja sees, kus siis on nagu omavahel kohtuvad selline uus ja vana kihistus. See on otseses mõttes, et siin on selline vana betoonkarkass, mis siis on kombineeritud kokku selle uue betooniga. Ja siin on ka näha see meie eesmärk säilitada vanad kiis võimalikult autentsel kujul, et siin seina peal on näha graffitit sellest ajast, kui siin tehti pidusid. Kogu selle maja projekteerimine oli suhteliselt suur eksperiment, just nagu sellepärast, et ei olnud säilinud ei jooniseid ega mingit infot selle kohta. Et selles mõttes see vabadus lihtsalt tuli nagu selle majaga kaasa. It was nice to be able to think about how Estonian architecture is sort of developing and what sort of routes it's taking. And somehow there's a lot more freedom in Estonian architecture than at least in Finland and in many other countries, that there seems to be a kind of, in a way, a wider variety of things going on.